Viimaste aastate suuri väljakutseid on nimetatud ka kobarkriisiks. Sisuliselt tähendab see seda, et meile teevad samaaegselt muret nii kliimaküsimused, sõda kui ka üha kasvav majanduslik ebavõrdsus. Tallinna Ülikooli õpetamise ja arendamise ekspert Katrin Aava. Kuidas kohaneda kiiresti muutuvas elu- ja töökeskkonnas? Keerulistel aegadel aitavad meid kõige paremini suhtevõrgustikud. Kuna just need võimaldavad meil muutusi mõtestada, nendega kohaneda ja otsida paremaid lahendusi. Ka Eesti 2023. aasta inimarengu aruande põhjal tuleb olukorras, kus asjad ei ole üksikisiku kontrolli all, tugevdada, suurendada kollektiivset turvatunnet. Seetõttu on väga oluline, et me sellise personaalse konkureerimise asemel keskendume sellele, kuidas üksteist toetavalt edasi liikuda. Oluline on vältida ohvri rolli, sest ohvri rollis oleme ärevad, hindame tulevikku pessimistlikumalt ja ei näe enda võimekust ja ressursse olukordade lahendamisel. Ohvri rollis koondunud inimesed hakkavad lootusetust ja hirmu veel rohkem võimendama. Kuidas tulla toime enda, kolleegide, sõprade, pereliikmete ärevusega? Esmalt tuleb aktsepteerida, et ajad ongi keerulised. Hirm on loomulik. Edasi saab aga minna lahenduskeskselt ja alustada tuleb alati sellega, et kokku leppida, milline on kriisiplaan. Seejärel igapäevaselt täita oma rolli töö, perekeskkonnas, ühiskonna liikmena. Keerulised ajad aitavad meil mõtestada, mis on elu inimeseks olemise, vabaduse, demokraatia ja riigi tähendus meie elus. Igaühe vastutus on, kas suurendame suhtevõrgustikus hirmu, ärevust, lootusetust või koondame oma jõud selle nimel, et koostöiselt ja üksteist võimestavalt lahendustele keskenduda.